seekord piilume natuke lähemalt sellist autot nagu Corvette C4, mis on siis Corvette'i 4. põlvkond, toodeti vahemikus 84–96. Ja see on üks läbi aegade minu selline kõige lemmikum ameeriklane, et minu meelest on kõige ägedama disainiga ja üldse näeb siuke kihvt välja. Et see armastus on ilmselt pärit kuskilt varasest lapsepõlvest, kus palju Ameerika seriaale sai vaadatud A-rühm eesotsas. Ja kui näed, maja taga parkla on tühi, kuna naabritega on väiksed arusaamatused, siis on mul autod kõik mööda linna laiali. Nii et lähme otsime selle Corvette'i ülesse ja vaatame üle. Ja seekord ma olen teinud natuke rohkem ettevalmistusi, et see video saaks äkki grammi võrra parem kui eelmine. Käisin ostsin poes, raiskasin 20 € raha ja ostsin siin paar vilet ja vidinat juurde, mis võiks filmis natuke paremaks teha. Loomulikult on seekord ka korralik plaan tehtud, kuidas asi üles filmida. Ja siin boonusena on kaasas statiiv, jäi ostmata ja see kunagi oli moosi sõin ära, nüüd on seal sees vesi, et see ümber ei kukuks. Et hakkame ka peale. Muidugi mõnus, et kuigi Ameerika autosis on siin üks hea nupp, milles saab vahetada nii kilomeetrite kui miilide seisu, et miilides on läbisõit hulga meeldivam kui kilomeetrites. Aga kilomeetrid on kiirused jälle suuremad ja ägedamad. Ja nagu tabloo pealt näha, siis tegelikult see kütusekulu nagu ei olegi nii hull, et arvestades sõidustiil temaga just nagu kõige rahulikum ei ole. Ikkagi Ameerika sportauto ju ja sõidad sportlikult. Käigukangil on huvitaval kombel 2 drive-asehit. Aga siin peale mõningast kasutamist selgus, et üks on natuke see rahulikuma kohalt mineku jaoks ja teine on natuke see siuke äkilisem. Loomulikult äkilisega. Nii, vahepeal tuli korraks oma filmivõtted peatada, sest et Geeniusel hakkas palav. Mul oli pandud ilusti telefonihoidja akna külge siia. Võib-olla see liimi jälgib ilusti peegli taha, praegu te ei näe seda. Ja lasin akna alla ja lasin oma selle silikoni põhja puruks, et see enam ei hoidnud, nii et ma pidin uue telefonihoidja järgi poodi minema. Aga mis ikka jätkame. Järgmine plaan on auto natukese puhtaks pesta. Laseks selle linnukaka pealt ära, kiire sükse survekaga sutsu. Ja siis me vaatame kuskile veidrasse kohta, kus kõik käivad autos pildistamas ja teeme sealt väikese ülevaate. Autost pestes tuleb arvestada, et ega te need klaasitihendid väga hästi ei pea, nii et seega ärme akneid väga palju survekaga lase. Ega see katuse maha võtmine lihtne töö ei ole, et pidin kõik oma tööriistad ja asjad välja tooma. Siit hoiab üks polt kinni. Siis siit eest ülevalt on kuskil üks polt. Vaat siin. Ja sama lugu kordub teisel pool, et ühesõnaga tuleb lahti poltida. Ja siis saab äkki katuse kätte ka. Nii, umbes 5 minutit hiljem on katus pealt. Väga raske põld. Ja selle jaoks on pagastis eraldi koht alla, vastavad pesad, kus sisse läheb. Ja siin on niuke väike nupp või auk, mis ta nagu kinni hoiab, et ta sõiduajal ei koliseks ja pläriseks. Väga äge. Nii, jõudsime üles torni välja, parkimismaja kõige kõrgemale korrusele. Mõnus tuuline, mis tähendab seda, et ilmselt mu hääl ragiseb igat pidi. Aga vaataks natuke sisse, mis siin ägedat on. Võttin ees, siis kõik piiksub ja värtsub.
nii, alustame peale siit. Siin on kompuuter isegi, mis näitas sul igast hoiatustulesi, kui neid vaja näidata. Õnneks ta mul midagi ei näita. Siin on head lülitid. Kui tahad kütuse kohta infot, mida pigem ei taha teada, vajuta nuppu. Ja mis mu lemmik on, saad miilid teha kilomeetriteks. See on hea. Raadio on sees loomulikult. Ja paneb nii plaati kui kassetti. Saab mõlemad kuulata, et see on nagu hea. Mõlemad on tänaseks üsna retro teemad. Kliimajuhtimine, üks veel töötab, teine veel tööta, see paneb sellist totot, aga põhimõtteliselt konditsioneerid värgid on. Ja mis on veel kihvt, istmenupud asuvad siin istme liigutamiseks keskel, et ei pea kuskilt servast või ei tea kuskohast otsima, et kõik on kenasti kättesaadav. Kogu see näidikute paneel asub pullilt kuidagi siin sügaval. Kui ülevalt vaatad, siis on armatuur on täitsa siuke sile ja ühtlane, nii et need on kuskilt siin augus. Spido on digitaalne, taho on analoogne nagu vanasti. Muidugi temperatuuri näidikute numbrid ei ütle siin eurooplasele suurt midagi, et mis need tähendavad. Et saad aru, kas on pahasti või mitte, aga mis need temperatuurid on, seda nagu pole õrna aimugi. Ja no loomulikult siis veel vaatame üle päikesevisiirid, mis on ülimikroskoopilised. See läks välja minema autost, et seda näha. Aga need on ikkagi pisikesed. Ja minu meelest nad isegi on kasutud. Väga neist asja pole. Käsipidur paikneb siin mõnusalt peidus. Et teoreetiliselt on, kui paned tõmbad selle peale ja siis et ta ees ei oleks, saad alla tagasi lükata, nii et kässar jääb peale. Ja üks hea nipp on, kus kohast käib lahti näiteks pagasilukk. Üks variant on ukse küljest. Hops. Ja nii käibki. Katus on meil peidus siin ilusti. Kusjuures ilma katuste sõitmine on nagu väga palju lahedam kui koos katusega. Ja põhiasi, mis veel üle piiluda, loomulikult mootoriruum. Selle ma juba sikutasin lahti. Et eraldi kangi ei pea kiskuma. Aga siin on 5,7 liitrit töömahtu. Kogu mootor paikneb esiteljest ilusti tagapool. Mis võiks teoreetiliselt tähendada väga head kaalujaotust. Praktikas on siin teine asi. Ja kuna see auto on natuke vana, siis on pandud siia siuksed abimehed, et kui kapotti taha kangist lahti tulla, siis saad siit shopsti kaasa aidata. Et selles mõttes on nagu pull asi. Kui need esituled teevad 360 kraadi, siis nad on siin ilusti kapoti all näha. Kui piilune korra veel siia õõtshooba, siis no need on ikka siuksed sõrmejämedused, et tõenäoliselt on nüüd üsna kerge kõveraks sõita. Esimese hooga nagu rohkem kiiks ei meenu, et tegelikult on äge auto. Sõit on kihvt. Ja nüüd see ilma katuse sõitmine veel lisas siia nagu ekstra veel mingit fun'i juurde, mis teeb nagu juba raskeks selle asja hiljem nagu ära müümise. Tegelikult ei taha müüa ja tegelikult on kihvt, kui siuke oleks kodus. Aga noh, eks päeva lõpuks tuleb ta oma 100 auto projekti raames ikkagi ära ohverdada. Et kui vahepeal siin lotoga nüüd ei võida, siis paraku ta müüki läheb. Okay, siuke kihvt pill. Muidugi jätaks alles. Äge on. Meelib sõita sellega. Ta tõmbab jõhkralt tähelepanu, ta on kihvt. Endal on sõidad nagu filmis, et siuke äge, aga paraku. Mingi auto peab minema ja see ei ole Jaguar, mis läheb, nii et varsti saab Corvette'ile head aega öelda kahjuks.
juhtus niisugune lugu, et tuleb jälgida ka kütusenäidikut. Kuna ta on digitaalne, siis midagi kollaseks ei lähe otseselt. Tuleb alla väike kiri, reserv, ja kui seda märkamata jääb, siis juhtub niisugune lugu, nagu täna juhtus, et siin prouaga restorani minema läksingi, aga auto jäi poole tee peale, et võid ka bensiini juurde panna. Mis seal ikka, tuleb olla lihtsalt tähelepanelik teinekord.